Kui me nüüd vaatame 2020. aasta Eesti meistrivõistluste autokrossi kalendrit ja etappe, mida muudeti väga, selle terve maailm ägab ka praegu, kuigivõrd koroona COVID-19 pandeemia käes, aga nüüd võeti otsus, et autospordisündmused hakkavad toimuma. Nädala pärast toimub esimene Liqui-Mooli autokrossi Eesti meistrivõistluste etapp Ohekatku rajal. Ralli.ee meeskond on nii-öelda pühamus, kus valmivad autod, et fännid, vaatajad näevad ka seda köögi poolt ja me räägime juttu Mait Pääsearega, tere! Kes on ka eelmise 2019. aasta Eesti meister ja praegu ka kehtiv. Ja ma saan aru, et sul käib praegu auto ettevalmistus. Käib, nagu ikka viimase hetkel. No tegelikult aega veel on, aga äkki sa nüüd räägid natuke, et kui palju sa nüüd oled siin muutnud, uut ehitanud või midagi tehnikaga seoses teed? Mitte midagi. Kõik on nii nagu viimane matsi jäi ja mida on ja jäi. Et siis ei ole nagu ei näpitud ei mootorit, ei mitte midagi? Ei ole plaanis ka. Siis sa oled nagu tehnika peale suht kindel? No okei, vaatame siis natukene tagasi eelmisesse hooaega. Sa tulid ju Eesti meistriks. Ja ütle nüüd enda poolt, nagu, kui raskelt või kergelt see Eesti meistri tiitel tuli? Kunagi see öelda raskelt või kergelt, eks ta ikka tuleb suure tööga, ega nad ei olegi. Selle, et kui me nüüd hakkame meenutama, ega sa kõiki etappe sai võita. Tuli mingi krätike sisse kogu aeg. No ja kõige hullem ilmselt oli ikkagi Matsikrossi raja autokross Varstus, mida sa ka ei võitnud. Ei saa öelda, et kõige hullem oli. Rohkem ei olnud vaja selles suhtes ja ütleme, et eks seal oli mingid möödalasmisi jääd selles. Nii hull kinni ei jäänud ja sain sõita vähemalt. Et sa tahad öelda, et sa nagu 100%-ga isegi ei pinguta? Ütleme nii, kui ma seal 4. koha peal sõitsin Visselil taga, siis mingi moment tundus mulle, et sinna ma jäängi. Aga siis tekkis võimalus ja ma ei tea, kus see tahtmine jaks tuli ja siis oli ikkagi 3. Aga kui me nüüd võtame Ohekatku rada, seal ei ole ammu sõidetud. Kas sa oled üldse Ohekatku krossirajal ise võistlejana osalenud? Ikka jah. Ja ütleme nüüd sinu kommentaar üldse rajal. Kerge profiil, pinnas. Kiire nikerdamine on seal. See on ikkagi kiire rada. Et väga ei tohiks auku ka minna. Ta on nagu suht kõva põhjaga. Sõidetav rada tegelikult. Et sõidetav rada? Ma arvan, ma ei kujuta ette, mis see nüüd tehtud on, aga parem on küll. Aga kas ma nüüd eksin, kui ma ütlen, et suht põnevusega ootad seda, et seal ei ole väga ammu sõidetud? Kas põnevusega, kui minna, siis tuleb minna. Keegi teine ei tahtnud minna, siis tuleb enda minna. Ja anda endast parim. Aga me oleme nüüd vaatanud seda Ohekatku juttu natuke rääkinud. Kas me saame ka saladuse loori nagu terve hooaja pealt kergelt tõsta? Plaanid, mõtted? Sõidame esimese ära, siis vaatame. Et võib öelda, et kõik selgub ekspluatatsiooni käigus. Kui väga rooste pole läinud, siis tuleb ikka sõita. Kui roostes, siis ei tea, vaatame. No aga samas ju ütleme võrreldes sinuga on ju kõik sõitjad praegu samas roostes. Mitte keegi ei ole kuskil sõitnud. Kui kuuldes ja vaadates, siis kõik ikkagi nikerdavad, kopitsevad auto kallal. Eks see ongi, et kunagi ei tea. Nii et tundub, et nagu... Eks Luuavarest võib ka pauku tulla. No kindlasti võib ja seda on enne ka juhtunud. Aga tundub, et kõik vanad konkurendid on ka rajal. Kes eelmine aasta sõitsid, tundub küll. No minu arust Reepi Toomas on juba vist ametlikult regatud. Ma ei ole nüüd muidugi rekki vaatanud, aga ma sain aru, et ta tuleb nii palju kui taustajutud väitsid, et ta tuleb raud. No ikka, jah. Saab olema põne? Ma arvan küll. Jah, peab olema põne. Igav ei ole? Autoehitusega on ka ikkagi kiire? Jah, vaadates. Ma arvan, et saab hakkama. Loodame, et Rooste pudineb esimese kvalifikatsiooniringidega maha. Võiks. Lähed püüdma finaalis võimalikult kõrgemat kohta. Tuleb minna.
tuhekatku lõpeb nii hästi, et tekib motivatsioon tulla ka 2020. aasta Eesti meistriks, pakkuda põnevust fännidele, kaasaelajatele. Ralli.ee poolt jääb ainult soovida sulle palju õnne autoehituses ja ma loodan, et me kohtume Ohekatus. Suur tänu intervjuu! Tänu teile!